olen Kuldar Leis, olen Põlvast, aga olen ettevõtja ja olen seotud umbes 10 ettevõttega, mis tegutsevad üle Eesti ja osad ka loomulikult siis ekspordiga. Ja igapäevases elus olen veel ka ettevõtluskonsultant ja tegutsen siis Põlvas, Võrus, Valgas. Näiteks üks minu ettevõtmisi on seesama Tagurpidi maja siin ja kui me räägime keskkonnast ja ärikeskkonnast, siis ettevõtluskeskkonnast, siis on see Tagurpidi maja väga kujukas näide, et ühtepidi see on turismiatraktsioon ja äri, teistpidi on siin kõik tagurpidi ja ka natuke viltu, nii et täiesti õige koht rääkimaks ettevõtluskeskkonnast. Võib-olla kõige lihtsam on mõista ettevõtluskeskkonda, kui me vaatame seda riigiti ja võrdleme riike, et kus on siis ettevõtluskeskkond lihtsam, kus on keerukam, kus on lihtsam äri alustada ja äri jätkata. Ja siin tuleb öelda, et Eestis on äri alustamiseks väga head tingimused ja Eesti on ettevõtluskeskkonna mõistes hästi vaba riik ja just noortele, et siin nagu alustada äri on kõigiti head tingimused. Võib-olla kõige tähtsam on see, et ära määratleda, et kes mõjutab sinu ettevõtet, kas mõjutavad konkurendid, mõjutab maailmaturu olukord või riik, ehk siis kui sa tegutsed sellisel alal, kus riik võib näiteks või väga kiiresti teha mingisuguseid otsuseid, näiteks kas aktsiisiga või maksudega, kus ka sinu äri muutub, siis seda tuleks võimalikult palju ette näha ja sellega arvestada. Või siis ka maailmaturg, et kui on seotud maailmaturu hindadega, samamoodi pead jälle ette arvestama, et kas need hinnad, mis sind mõjutavad, kas need lähevad pikemas perspektiivis või ka lühemas üles või alla. Võib-olla kõige ilmekam näide ongi seesama Tagurpidi maja siin, et kuna tegemist on turismiatraktsiooniga, siis meil oli mitu valikut, et kuhu see Tagurpidi maja püsti panna. Kõige loogilisem Eesti mõistes oleks Tallinnas, sest seal on lihtsalt palju inimesi. Või siis Tartu või siis hoopis Põlva, näiteks kus ma ise elan. Ja väga palju ka pärast küsiti minu käest, et miks me Põlvasse ei teinud. Aga sellepärast ei teinud, et seal ei ole absoluutselt nii palju võimalik turiste tuua, kui on seda Tartus või Tallinnas. Samas jälle, kui me võrdleme Tartut ja Tallinnat, siis Tartu on väiksem linn, siin on igasuguseid muudatusi ja millegi rajamist palju lihtsam teha kui Tallinnas. Samas jälle see aeg, mis sa ettevõtte loomiseks vajad, see on tihti hästi erinev ja tavaliselt on see mitu aastat alates idee algusest kuni siis elluviimiseni. Ja ka meil juhtus nii, et selle idee algusest kuni elluviimiseni näiteks ehitushinnad muutusid oluliselt kallimaks ja tihtipeale isegi ehitusfirmasid ei olnud nii kiiresti võtta, kui me tahtsime. Ehk siis ühtepidi kõik tingimused muutusid keerukamaks, et Tagurpidi maja luua, teistpidi peabki juba oma idee elluviimisel seda kavandama, et võib-olla lähevad osad asjad pikemaks ja kallimaks. Aastaid tagasi, kui me oma tiimiga lõime Aura mahlabrändi, siis oli meil eesmärk see, et teeme Aura brändi 3 Balti riigi jaoks ühesuguse. Ehk siis ja lähtusime oma Eesti vaatest. Ehk siis selline põhjamaine, 4 aasta aega peal, rahulik, ka reklaamid olid sellised rahulikud, ilusad, sellised põhjamaised. Eestis läkski hästi. Aga mis juhtus näiteks Leedus, oli see, et leedukad vaatasid meie reklaame, vaatasid meie Aura brändi ja ütlesid, et kuule, millega te siia tulete? Meil Leedus on vaja kärtsu, mürtsu, punane, kuldne, kõik peab olema hoopis teistsugune, mis teil Eestis. Ehk siis ka selles 3 Balti väikses riigis, näiteks kui luua mingit toidubrändi, on ülikeeruline teha seda selliselt, et see oleks kogu või kõikide jaoks ühteviisi arusaadav. Esiteks muidugi, et kas nimi või bränd, millega te välisturul lähete või ka välimus sel tootel või sel firmal, et kas need sobivad sellele turule, kus te lähete. Teiseks võib-olla see, et kus on mis kombed. Võtame lihtsa näite, et Soomes ja Leedus näiteks lihavõtte ajal ja ka jõulude ajal süüakse väga palju kala. Eestis kalatarbimine on stabiilne. Aga Leedus ja Soomes imelikkusega ei ole, aga just lihavõtte ajal kalasöömine suureneb ja kui sa seda tead ette, siis sa oskad ka kampaaniaid planeerida, oskad sinna toota ja müüa, nii et selliseid kultuurilisi erinevusi, et kes kus, kuidas toimetab, neid kindlasti peab enne uurima, enne kui kuhugi turule minna. Ma kindlasti julgustan
noori Eestis ettevõtlusega alustama, sest alustamine esiteks hästi lihtne, me oleme ikkagi e-riik ja teistpidi siin ei ole ka enam sellist kartust, et kui ma nüüd ei saa hakkama selle esimese ideega, et siis midagi juhtub. Ei, vastupidi, need kogemused tulevad ainult kasuks. Ja Eesti on väga ettevõtjasõbralik riik, nii et kindlasti, kellel vähegi on ettevõtlusvaimu, siis mõelge selle peale.